Kujuta ette, mis juhtuks, kui super hästi organiseeritud ettevõtted palkavad tuhandeid väga intelligentseid ja ülimotiveeritud töötajaid, et saavutada ühte eesmärki. Luua rakendus, mis püüaks kinni sinu tähelepanu, et müüa see teistele ettevõtetele maha, kes oma reklaame nendel platvormidel jooksutavad. Mis siis juhtuks? Tere tulemast Facebook, TikTok, Instagram ja põhimõtteliselt kõik ülejäänud sotsiaalmeedia platvormid. Ja tulemus ongi see, et sa teed nagu seda, mida sa ei taha teha, näiteks Instafeedi lõputu scrollimine. Ja sa ei tee seda, mida sa tahad teha, näiteks oma magistritöö lõpuni kirjutada. Mina olen Valdur produktiivsusklubist ja meie missioon on aidata sinul ja sinu tiimil saada päriselt produktiivsemaks. Ja täna ma näitan sulle, kuidas sa saaksid efektiivselt kõrvaldada segajad, nii et sul oleks iga päev kindel aeg meil teha ära oma kõige olulisemad ülesanded. Ja selle keskendumise seeria esimeses videos me õppisime, et mis asi sügav töö üldse on ja mida see sulle annab. Ja lühidalt öeldes sügav töö on see, kui sa keskendud ühele kõrget väärtust loovale ülesandele ning ei ole ühtegi segajat, mis võiks võtta sinu fookuse. Ja teises osas sa said luua enda plaani, et päriselt see sügav töö enda ellu rakendada. Ja kui sa ei ole neid kahte esimest videot vaadanud, siis ma soovitan nendest alustada ja video kirjelduses on lingid olemas. Palun tunnista üles, kas sul on kõrvalsuhe oma telefoniga? Kui käin väljas lõunat söömas, siis mulle meeldib veits stalkida inimesi ja huvitav on nagu jälgida, kuidas paarid tulevad näiteks aparaadi tehasesse sööma. Ja hiljuti ma nägin kahte paari ja muster oli täpselt sama. Mees tuleb sisse, on telefonis. Tellivad toidu ära, aga kuna naine vaatab, et mees on telefonis, siis ta pigem on ka telefonis. Ja kui lõpuks söök jõuab, siis söömise kõrval räägitakse paar sõna juttu ja siis ongi aeg edasi minna. Ja enne veel vaadatakse korra, et äkki keegi on Messengeri kirjutanud vastu. Ja see kõrvalsuhte teema tegelikult ei olegi võib-olla nii naljakas, kui arvestada, et 71% inimestest veedab rohkem aega oma telefoniga kui romantilise partneriga. Ja võib-olla sa oled nõus, et no jah, muidugi, et kui kellegi ikkagi restorani minna, siis tulebki telefon ära panna. Aga kuidas on lugu tööl? Ja küsimus ei olegi ainult mingites, ma ei tea, töövälistes asjades, vaid samamoodi tõmbab meie tähelepanu kõige olulisemalt mingid tööga seotud sõnumid ja märguanded. Ja need on mõnes mõttes veel ohtlikumad, sest meile tundub, et need on ju nagu tööasjad, et ma peangi nendega tegelema. Ja isegi kui sa oled tubli ja suudad töö juures sotsiaalmeedia kasutamist nagu üldjuhul vältida, siis kas sa oled jälginud, et kui pikalt sa suudad olla keskendunud ühele olulisele ülesandele, ilma et sa vahepeal meile üle ei vaataks? Ma kirjutasin ülikoolis oma psühholoogia eriala lõputöö just nutitelefoni sõltuvuse teemadel. Ja praegu on sellest teemast nagu meedias ja üldse palju räägitud, nii et võiks eeldada, et nagu inimesed on end kokku võtnud, hakanud siis kontrollima oma nutiseadmete kasutamist. Kahjuks mitte. 6,8 miljardit inimesed kasutavad nutitelefoni. Keskmine kasutaja teeb oma päevas telefoni lahti 160 korda ja katsub seda 2617 korda päevas. Ja võib-olla sellepärast ongi see 10 korda mustem kui WC-poti prill-laud, nagu Arizona ülikooli teadlased leidsid. Ja võib-olla sa oled kuulnud, et sul kulub keskmiselt 23 minutit, et pärast segamist uuesti ülesandele keskenduda. Ja see tähendab seda, et kui sul on märguanded või sõnumid sees, sa proovid mingit olulist asja teha, sa ei saavuta mitte kunagi maksimaalset kognitiivset võimekust, sest need segajad tõmbavad su keskendumisvõime lihtsalt alla. Ja seepärast sa saavutadki suurima edu alles siis, kui sa julged päriselt oma telefoni teavitused välja lülitada. Ehk siis näiteks sügava töö ajal telefoni do not disturb režiimi peale panna. No super, kõlab hästi. Aga miks me siis ei tee seda? Sellepärast.
nagu sõltuvuste teemal juhtiv teadlane doktor Anna Lemkelga ütleb, et meist kõigist on mingil moel sõltlased saanud. Nutitelefoni kaudu koheselt kättesaadav uudne info annab meile dopamiini laksu ja me tahame seda saada. Näiteks mingi meili lugemine annab meile kiire eduelamuse, aga see võib viia meie tähelepanu kõrvale sellest, millega päriselt mõtlesime tegeleda. Ja raske ülesanne nõuab vaimset pingutust ja see ongi nagu raske. Samas see toob meile endale kui ka meie ettevõttele päriselt suurima kasu. Ja notificationsite kõrvaldamiseks on laias pildis nii arvutis kui ka telefonis 3 võimalust. Esiteks, sul on võimalik keerata rakendusest teated välja. See on vajalik, kui mingit sorti teated rakenduses on nagu vajalikud ja teised mitte. Näiteks, kui sa tahaksid, et Instagramis tuleks sul ainult mingid peamised sõnumid teavitusena, aga kõik muu ebavajalik ei häiriks, siis see on võimalik. Teine variant on keerata seadmest teated välja. Seadmest siis. Ja laias plaanis see on väga palju mugavam ja tõhusam, sest sa saad neid lülitada ühest kohast välja ja lisaks on rakendused teinud ise teadete väljakeeramise väga keeruliseks, kui mitte võimatuks. Minul on kõik sotsiaalmeedia ja suur enamus teiste rakenduste teavitused kõik kinni pandud. Ja tead mis? Elu on väga hea. Ma olen sisse jätnud ainult sellised, mis nagu praktiliselt mind aitavad ilma, et nad suvalisel ajal mind segaks. Näiteks Smart ID või Bolt. Ja kolmas võimalus on siis kasutada seda mitte segada ehk inglise keeles do not disturb režiim. Ja selle puhul sa saad efektiivselt märguanded ja kõned blokeerida just nagu selles ajavahemikus, mis sul on vaja. Ja sügava töö jaoks ongi see kõige kasulikum, sest sa saad automaatselt seadistada nii, et do not disturb režiim läheb peale. Nii et nüüd võikski tulla siis see, et kus me rõõmsalt keelame oma telefonil do not disturbi peale ja asi lahendatud. Põhimõtteliselt küll, aga võib-olla tasub enne natuke asi läbi mõelda. Sest me koolitusel oleme näinud, et kuidas inimesed vahel on põnevil, et jaa muidugi, et nüüd ma alles mõistan, et tegelikult ma pean saama rahulikult tööd teha. Aga nad ei ole jõudnud nagu korralikult seda osa läbi mõelda, et kuidas see muutus neid mõjutaks, kui nad varem ei ole seda mitte segada režiimi näiteks kasutanud. Ja nii võivad tekkida probleemid. Ma jagan mõned küsimused, mis aitavad sul läbi mõelda ja seejärel targalt seadistada oma teavitused. Esiteks, mis aegadeks plaanid sa mitte segada režiimi rakendada ja kuidas see peale läheb? Kui sul on võimalus võtta sügavaks tööks regulaarselt mingil kindlal ajal aega, siis soovitangi selle automaatseks programmeerida. Ehk siis iOS-i puhul sa saad schedule funktsiooni kasutada nii, et minul näiteks kella 9-st 11.30 igal tööpäeval läheb see automaatselt mitte segada režiimi peale. Sama saab Androidi puhul teha. Ja kui sa kasutad Apple'i tooteid ja oled sama iCloudi kontoga sisse loginud erinevates seadmetes, siis sa saad teha nii, et automaatselt arvutis ja igal pool mujal lähevad seadmed kõik do not disturbi peale. Ja teine küsimus, millised kõned peaksid läbi tulema? Mul oli vanasti alati suur hirm kõnesid vaigistada, sest äkki tuleb mingi hädaolukord. Lastega juhtub midagi, naisel on abi vaja. Ja seepärast ma seadistasin nii, et kõikide lapsehoidjate, lasteaiaõpetajate ja naise kõned tulevad läbi. Kas ja millised märguanded peaksid läbi tulema? Mul on üldjuhul sügava töö ajal kõik väljas, ainult mõned rakendused, mida töö jaoks kasutan, saavad märguandeid saata. Näiteks üks rakendus Loom, mis aitab mul videosid teha. Ja kui sa oled üksik tööhunt, siis nüüd peakski hästi olema. Märguanded kõned on kinni keeratud, saad lõpuks rahus tööd teha, keegi ei sega. Aga praktikas kahjuks või õnneks, pigem õnneks, me nii isoleeritud enamasti ei ole. Töötad tiimis, sul on perekond, lähedased sõbrad ja see on põhjus, miks me peame mõtlema ka järgmise küsimuse peale. Kes peavad muutustest teadlikud olema, et ei tekiks segadust või pahaseid kliente, tiimikaaslasi, koostööpartnereid? Üks näide, ühes ettevõttes me aitasime soovijatel siis sügava tööajaks automaatse do not disturbi režiimi siis seadistada. Kõik läks hästi, kuni ühel päeval ettevõtte HR rääkis, et kuidas oli tekkinud väga negatiivne probleem. Nimelt tekkis vajadus üks ootamatu koosolek teha, kuhu oli kindlasti vaja üks töötaja ka kutsuda. Ja ta oli parasjagu rahulikult uinakut tegemas, kuna tal telefon oli automaatselt mitte segada režiimis, siis ta kõnet ei kuulnud ja nad pidid koosoleku ilma temata tegema. Loo mõte oli selles, et
et sa mõtleksid läbi, et mis on sinu ohukohad, et vajalikud inimesed saaksid sind kätte ja samas saaksid oma tähelepanu pidevate segajate eest kaitsta. Ja produktiivsusklubi koolitustel me aitame tiimidel või isegi tervel ettevõttel sõlmida ühiseid kokkuleppeid. Ja tihti see väljendub selles, et on päevas mingi ühine vaikne aeg, töörahu aeg, kus inimesed ei sega üksteist, ei tee koosolekud, vaid saavad rahulikult keskenduda oma kõige olulisemale ülesandele. Ja meie produktiivsusklubi tiimis oleme omavahel kokku leppinud, et hommikust kuni kella 11:30 on meil just selline vaikne aeg, kus kõik saavad sügavat tööd teha. See toimib väga hästi. Sõltuvalt sinu rollist ja töökohast mõtled, kas sa saaksid ise ka teha mingeid kokkuleppeid, et oma keskendumist parandada. Võib-olla see ei tundu sul praegu üldse realistlik, siis mõtle vähemalt, et kas äkki saaksid kedagi teavitada, kui sa ise tahaksid, et sa ei oleks kogu aeg 24/7 segatud. Et võib-olla tahad lihtsalt ära mainida, et sa otsustasid, et võtad näiteks 9–11 vahel keskendumise aja ja siis kohe Slackis või meilidele ei reageeri, aga lubad, et vastad, et oled tagasi reageerimise lainel. Ja kui sa siis päriselt ka vastad, siis inimesed tõenäoliselt harjuvad sellega päris kiiresti ära. Samamoodi tuleks mõelda, et kas peaksid oma partneri, laste või sõprade vahel mingid kokkuleppeid sõlmima või ootusi juhtima. Ja tõenäoliselt on algul sellist vastasseisu, et inimestele ei meeldi muutused, miks ma sind kätte ei saa. Kui sa oled vaadanud läbi keskendumise seeria eelmised videod, hoolega kaasa mõelnud, siis peaks sinu plaan tõeliseks keskendumiseks nüüd täitsa valmis olema. Sa oled mõelnud endale regulaarse rütmi sügava töö jaoks, loonud meeldetuletuse, rituaali, sul on viis, kuidas oma prioriteedid kirja panna ja määrata oma kõige olulisem ülesanne. Ja nüüd sa oled siis saanud seadistada ka need märguanded, mõelnud läbi kellega, milliseid kokkuleppeid teha. Arvestama peaks ainult ühte asja veel. Sinu plaan ei toimi. Ma ei ütle seda tegelikult hirmutamiseks, vaid lihtsalt, et olla realistlik, sest et nii nagu minul esialgne plaan ei toiminud, tõenäoliselt ka sinul, aga sa oled kõvasti paremas seisus kui ilma plaanita, sest nüüd sa saadki päriselus hakata testima, mis toimib, mis ei toimi ja vastavalt vajadusele plaane kohandada, nii et lõpuks saaksid sügavuti keskenduda ja teha ära need kõige olulisemad ülesanded kvaliteetselt ja efektiivselt. Kui sa tahad, et saaksid hoida ennast ka edaspidi produktiivsuse lainel, siis vajuta subscribe, et näeksid, kuidas uued videod on väljas. Telli teavituse pärast seda videot, kus öeldi, et ära telli teavitusi, aga see ei tule sulle ilmselt telefoni, nii et see on lihtsalt YouTube'is, kui sa tuled siia vaatama. Tšau!